Tere, armsad kuulajad-vaatajad! Sellel aastal, sellel hooajal me küll oma veebikohtumisi samas formaadis ei tee enam, aga ikka salvestame teie jaoks mõned videod ja jagame teiega mõned mõtteid ujumisest, et ikka saaksime järjest paremini lapsi õpetada, saaksime oma kogemusi vahetada ja et see laps oleks õnnelikum vees ja õpiks ujuma. Tänane teema on veega kohanemine, kuna just algas hooaeg, siis rõõmsad lapsed kõik tulid basseini, aga mitte kõik kaugeltki ei tunne ennast veel mõnusalt ja turvaliselt seal. Et mis on need esimesed sammud, mida me õpetame talle, kuidas me õpetame ja räägime siis täna 3–7-aastastest lastest, kes käivad ujumas siis ilma vanemata. Ja täna on minu kõrval Piret. Ja Piretiga siis räägimegi sellest, kuidas hooaeg algas. Et sul on, Piret, lapsed vanuses nii 3, 5, 7, ongi 3–7, kõik vanused on olemas. Ja mõned on ka kindlasti need, kes pelgavad. Kuidas sa siis alustad nendega? Tulevad nad basseini, kuidas nad välja näevad? No, kes ikka väga kohaneja on, see ikkagi esimene tund veidi pelgab, et ei tea, mis teda ees ootab. Ja siis on näha, et ta kardab neid pritsimisi. Kui mõni laps on osavam juba, siis ta hoiab nii-öelda nagu oma ette. Aga siis ongi tähtis lapsega siis kontakt luua kohe alguses, kui ta tuleb, et kõik on hästi. Et me siin mängime ja proovime, et siis pinge läheb nagu lapselt ära, Et juba enne vette minekut peaks tegelikult saavutama selle esimese positiivse kontakti, anda talle mõista, et tal on õiges kohas, sa oled tema jaoks oluline ja olemas ja tema on sinu jaoks oluline, et ta tunneks ennast võimalikult hästi juba enne seda, kui ta läheb vette. Just. Ja millest sa siis oma õpetusi alustad? No mina alustan see, et kõigepealt vaatame basseini üle, kõnnime terve basseini ära, et on kõik ühe tasapinnaline, kui on trepid, siis kuidas me sealt trepist tuleme või kuidas me redelist tuleme. Ja et siis esimene asi aru saaks. Tutvume basseiniga, et milline see bassein on. Milline see bassein on. Ja mis siis edasi saab? Mis sa tavaliselt järgmiseks teed neile? No reeglid kindlasti räägid ka ju mingi hetk ära, on ju. Aga just, et mis harjutustega sulle meeldib alustada? Mina alustan siis, proovime õhupalli, et see õhupalli harjutus on kõigile lastel meeldib, et võtame õhupalli, mis värvi õhupall on kellelgi, see meeldib lastele. Ja siis ma panen käed rusikasse ja siis kaks õhupall katki. Et võib-olla alguses teeme 2 sekundit ja siis järjest 5 sekundit siis, et ta jaksaks hoida seda hinge kinni. Ehk siis alguses sa õpetad hingi kinni hoidmist ja see toimub vee peal. Me ei pane praegu alguses ju peal ette. Et nad saavad selle hoidmise selgeks ja siis hakkame järjest kas kükitama või siis nägu vette panema, et kuidas laps julgeb. Ehk siis juba rääkisime sellest, et sa õpetad alguses hinge kinni hoidmist kuival maal, siis liikumist basseinist, no ilmselt sinna juurde ikka jooksmine ja hüppamine ja vees kükitamine, mitte veel võib-olla alguses kohe vee alla, aga lihtsalt kükitamine. Ja millised oskused veel sinu jaoks kuuluvad kohanemise juurde? Pritsimine, siis vee pähe kallamine, võib-olla algus mitte pähe kallamine, aga keha peale, põse peale, kõrva peale. Et kui laps hoiab, kui ta laseb pähe kallata, aga ta hoiab ikkagi nagu õlad üleval ja niimoodi hästi kokku tahab ennast tõmmata, et siis tegelikult ta ei ole veel kohanenud veega. Et siis tuleks öelda, et ta lõdvestaks ennast ja vaikselt hakkad siis keha peale laskma, et paned käe õla peale, et lase lõdvaks ennast ja siis tasapisi kallad pähe, et see on ka hästi üks märk, et laps kardab ikkagi. Me alguses ei maininud, et sa töötad lastega vees olles, et ma väga loodan, et tänapäeval juba kõik väikelaste treenerid töötavad vees olles lastega.
aga võib-olla mõni veel on kaldal, siis me ikka soovitame, et need õpetused kõik käivad just sellise juhendamisele, et sa oled kõrval, ja sa sa saadki kätt näitad panna ja sa saadki olla ja ja saad näidata. et sa näitad ise ette, kallad endale pähe ja lased vastastikku, et ühe ämbritäie näiteks laps kallab treenerile, teise kallab treener siis lapsele, et seda nad ka väga tahavad ja seda pritsimist, et mina lasen alguses enda peale pritsida ja siis vaikselt pritsin laste peale. Ja see on hea, et nad saavad näha, et näed, treeriga midagi juhtu, no küll ma saan siis ka. Ja noh, aus mäng on ju. Miks said mulle pähe, et kallatakse? Väga õige tähelepanu, muidugi. Kas ka äärepealt hüpped kuuluvad oskuste juurde, mis on kohanemisega seotud? Ja, et mis mitte võib-olla esimestel tundidel, aga siis, kui laps julgeb hüpata ise basseinis üles-alla, et siis võime proovida ka käest kinni ääre pealt hüppamist. Jah, et või siis sügavas basseinis platvormil, et kuna meil on nii hea võimalus platvormi kasutada, siis platvormi pealt hüpata ette. On alguses kindlasti julgem ja lihtsam. Ja, et madalamalt. Milliseid mänge ja mängulisi harjutusi sa lastega siis teed esimestel tundidel, et õhupalliharjutusest me rääkisime, aga võib-olla siis liikumist või? Ja, et üks harjutus näiteks, kas siis pallid on vee peale pandud või siis need loomakesed, et mina teen, et laev läks ümber ja nüüd on vaja kõik need reisijad siis ära päästa, et lapsed siis toovad kas siis minu kätte või igaüks saab laua ääre peale, kus ta siis korjab oma päästetud. Ja siis mina ütlen alati, et sul on 2 kätt, et 2 mänguasja või 2 palli, et siis ta liigub nende 2 mänguasja palliga siis kas minu juurde või siis sinna ääre peale, et paneb need asjad, et ei kraba keegi terve üle täita. Reeglid on olulised, on ju? Reeglid on olulised, jah. Reeglid on olulised. Et muidu keegi jääb ilma, et siis need on kurvad. Kindlasti. Aga autopesulohast rääkisime ka sinuga eelnevalt, et räägi natuke sellest mängulisest harjutusest või mängust, kuidas me seda nimetame nüüd. Ja, et mina panen siis kas siis 2 nuudlit näiteks panen niimoodi, hoian ise kinni ja siis laps läheb siit nuudli alt läbi, hoiab käes siis rõngast, et see on rool, et kas siis teeb auto häält või siis kes julgeb, puhub mulle. Ja siis mina seal kui laps läheb siit alt läbi, siis kallan kas siis topsist või aukudega ämbris siis pähe või selja peale, kes ei julge veel pähe lasta, et peseme korist puhtaks. See oleks hea näite veel, et kui pesul on kinni, et siis kuidas pesulasse võiks pääseda veel. Ja, et siis nuudel on täiesti vee peal, et on lukus ja siis laps tuleb sinna nuudli juurde, et lukust lahti saada, siis on vaja võtta õhupall ja korraks siis kas siis nägu või nina ots kas või vette panna, siis pesulõdu sööb üles ja siis ta saab sealt hakkama. Ja väga hea nipp on ju panna neid tegema lisaharjutusi sinna mängu sisse. Et see on väga äge. Mis vahendeid sa kasutad oma tundides? Kasutangi siis pigem neid hõljuvaid asju, et nad saavad korjata, nad saavad viia kuhugile, et pigem siis alguses rohkem mänguasju, et sellest hirmust nii-öelda viia tähelepanu mänguasjale. Aga mida rohkem laps on osavam, seda vähem siis neid mänguasju, et oma fantaasiat kasuta rohkem. Kui palju sa kordad harjutusi? Samu harjutusi teed? Ja väga palju, sest minu meelest rutiin ja kordused on olulised, sest laps teab juba, mis teda ootab ees ja kui ta näiteks eelmisel tunnil sai mõne oskuse, siis ta tahab seda uuesti proovida. Et ei pea muretsema, et ma teen kogu aeg ühte seda sama, et igav on, et tegelikult lapsel ei ole igav. Et just vastupidi, et ta tunneb ennast siis turvaliselt, et ta saab sama asja teha, võib-olla natuke mõnes teises võtmes või teise nimega nimetada seda harjutust, aga see on nagu oluline rutiin. Väga äge. Ma arvan, et praeguseks meie aeg sai täis, aga me kindlasti sinuga teeme veel salvestusi ja räägime ka teile natuke sellest, et aga mida siis vanemad saavad kodus teha lapsega koos, et aidata lapsel kiiremini veega kohaneda. Et usun, Piret usub ka, et selles on väga suur
jõud. just eriti kohanemise ajal. Ja eriti, jah, sest seal saab kodus palju asju teha, ei pea basseini minema. Sukelduda kodus on raskem, või hõljuda või libiseda. Aga kohanemisharjutuses saab küll teha. Nii et vaadake meie videosid ja saage inspiratsiooni. Aitäh!